Tere tulemast vaatama Viljandi gümnaasiumit tutvustavat videot. Kui sa oled lõpetanud 9. klassi ja otsustanud keskkooli kasuks, siis see video on just sulle. Viljandi gümnaasium ehitati endise Valuoja kooli asukohale ja see koosneb 2 majast, millest üks on 2013. aastal valminud Novamaja ja teine on täielikult renoveeritud endine koolihoone, mille nimi on Honesta maja. Kooli ees asub valvega ja jalgrattaparkla ning lähetuses on ka autodele ja mootorratastele eraldi parkimisplats. Nova hoones sissepääsu lähedal asuvad garderoob ja valvelaud. Hoone keskmes paikneb suur avar ruum, kus on astmestikud ja püramiid, milledel on väga hea vahetundides lõõgastuda. Teisel korrusel asuvad klassid ja 2 laborit. Alumisel korrusel asub raamatukogu koos arvutitega, mida õpilased saavad vajadusel kasutada, auditooriumid ja moodne söökla, kus pakutakse väga head snitslit. Igal õpilasel on võimalik võtta üks üle kooli jaotatud hoiukappidest. Honesta hoones asetsevad riietusruumid, kooli juhtkonnaruumid, ateljee, aula ja paar klassi. Kooli hoovis on korralik korvpalliplats ja puidust astmestikud, kus saab vahetunnide ajal värsket õhku nautida. Pole paremat kohta õppimiseks kui just siin, Viljandi gümnaasiumis. Koolis saab valida 7 erineva õppesuuna vahel, mille raames jaotub õppetöö moodulitesse. Matemaatika, füüsika õppesuund aitab arendada süvateadmisi reaalainete valdkonnas, kuid selle eelduseks peab olema õpilasel tõsine soov tegeleda õppetööga. Suuna lõpetaja on nutikas, tal on süsteemne ja loogiline mõtlemine. Reaalainete tundidest omandatakse väidete põhjendamise oskus, näiteks matemaatiliste tõestuste ja füüsikaseaduste põhjal. Lisaks põhitundidele pakutakse suurt hulka vabaaineid, praktikume ja suunakursuseid. Iga-aastane stipendium antakse ühele parimale noorele matemaatika-füüsika õppesuuna abituriendile. Loodusõppesuunas õpitakse reaalaineid süvendatud õppes. Õpilastel on võimalus areneda mitmekülgselt ja kaasaegses õpikeskkonnas, mis pakub tugeva aluse kõrgkoolis edasiõppimiseks. Lai matemaatika ja loodusained laiendavad silmaringi, samuti rakendavad loogilist mõtlemist. Valida saab mitmete valikkursuste vahel ning õppetöö võimaldab õpilastel praktilisi teadmisi omandada, sisaldades praktikume, õppelaagreid, õppekäike ja kohtumisi oma ala spetsialistidega. Praktikumi eesmärgiks on lähemalt tutvustada ja tundma õppida loodust ning selle toimimist, eri osade omavahelisi seoseid. Sotsiaalainete õppesuund keskendub eelkõige ajaloo ja ühiskonna teemade tundma õppimisele. Valikkursused aitavad mõista ajalugu, politoloogiat, majandust, filosoofiat, kunsti, õigust, meediat ja kommunikatsiooni. Õppesuund arendab kõnelemisoskust ja julgustab avalikult rääkima aktuaalsetel ja kõneainet pakkuvatel teemadel. Selles õppesuunas õppija saab laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpikuid mitmekesises sotsiaalteaduste valdkonnas, samuti riigiteadustes. Majanduse õppesuund pöördub ettevõtluse maailma, kus praktilised kogemused aitavad luua oma õpilasfirma ja selle kaudu tundma õppida ettevõtluse aluseid. Firma edu tagavad konkurentsieelis ning meeskonnatöö. Majandussuuna lõpetaja on ettevõtlik, praktilise kogemusega ja suudab hästi orienteeruda majanduskeskkonnas. Võõrkeelte õppesuund tagab eelkõige inglise keele, kuid lisaks ka teiste keelte tugevdamise, arendamise ja praktiseerimise. Mitte ainult klassiruumides, vaid ka aineolümpiaadidel. Piisavalt kõrge sõnavaraga ja hea suhtlemisoskusega lõpetajatel on võimalus edasi õppida ka välismaal. Tundides tegeletakse ka kiidindusega. Huvilistel on võimalik õppida saksa keelt C1 rahvusvahelise tasemeni ja sooritada rahvusvaheline TST-eksam. Humanitaarainete õppesuund viib meid eesti keele, kirjanduse, filosoofia ja ajaloo radadele. Õppetöö keskendub eelkõige kultuurile ja seega on reaalained vähem. Muusikalised ja kunstilised vabaained arendavad õpilast loomingulisest küljest. Selle suunal õpetajal on eesti keeles rikkalik sõnavara ja ta oskab end igas olukorras hästi väljendada. Suund annab lõpetajale laiapõhjalise humanitaarhariduse, et jätkata näiteks kultuuri, keelte või filosoofia valdkonnas. Kunstide õppesuund pakub põhjalikke teadmisi kunsti, muusika ja draamaõppes. See on mõeldud õpilasele, kellel on sügavam huvi tegeleda muusika, kunsti, teatri või tantsuga ning valida selle põhjal ka edasiõppimise võimalus. Valikkursuseid pakutakse keeles, kirjanduses, filosoofias, usundiõpetuses ja ajaloos. Seega rajab õppesuund laia kultuurilise põhja, et lõpetaja saaks Eesti kultuuris suuri tegusid korda saata. Kogu maailma tarkusest jääb väheks, kui kehaline areng unarusse jätta. Seetõttu pakub Viljandi gümnaasium oma õpilastele 4 kehalise kasvatuse plokki. Vastupidavus, sportmängud, kerge jõustik ja võimlemine.
Vastupidavuse ploki tegevusteks on peamiselt maastikujooks, kepikõnd, jalgrattasõit, ujumine ja orienteerumine. Kasutatakse kooli pulsikellasid ja orienteerumisvarustust. Tunnid toimuvad Viljandi või Paala järve terviseradadel või kooli territooriumi läheduses. Tegevuse eesmärgiks on vastupidavuse ja analüüsioskuse arendamine ning oma tegevuse ja arengu tundma õppimine. Sportmängude plokis mängitakse tunnis erinevaid pallimänge: jalgpall, korvpall, sulgpall, pesapall. Tunnid toimuvad Viljandi järveäärsel kunstmuru väljakul või spordihoone väljakutel. Oluline on õpitud tehnika täiustamine harjutuste ja mängusituatsioonide kaudu. Kergejõustiku plokis arendatakse kehalised võimeid mitme võistluse aladel. Testitakse kehalised võimeid ja isiklik parim tulemus selgitatakse välja 10 võistluse ametliku punktitabeli alusel. Tunnid toimuvad Viljandi linnastaadionil või Paala linna kooli viilhallis. Võimlemise ja tantsuploki rõhk on võimlemisliikide tutvustamisel ning jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutustel. Kavasse kuuluvad ka seltskonnatantsud. Õppetöö toimub Viljandi gümnaasiumi aulas või spordihoone jõusaalis. Eesmärgiks on kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamine oma keha raskuse abil. Kasutatavateks vahenditeks on ka veel kummilindid, hantlid ja TRX. Viljandi gümnaasium on parim valik noorele, nutikale ning ettevõtlikule õpilasele enda igakülgseks arendamiseks ja edasiseks õppimiseks ettevalmistamisel. Lisainfot sisseastumise ja vaba ainete kohta leiab kooli kodulehelt www.viljandigümnaasium.edu.ee. Peatse kohtumiseni Viljandi gümnaasiumis!